ja ma istusin ja mõtlesin 1-2 kuud oma vanemate juures elasin niimoodi ja ma iga õhtu magama minnes mõtlesin, et huvitav, et kas ma peaks täna oma enda elu ära võtma. Sest ma ei näinud mingit muud mõtet enam sellel. Tere tulemast vaatama saadet 180 kraadi elu muutvatest lugudest. Täna jagab tervenemistunnistust Nathan, kes kannatas ärevuse, depressiooni ja paanika hoogude all. Ometi pöördus tema lugu 180 kraadi. Kuidas see juhtus? Ja kui ma olin umbes 12, siis mul hakkasid esimesed ärevushood pihta ja need ilmnesid niimoodi, et ma sõitsin bussiga kooli ja mul hakkas suvalistel hetkedel paha ja ma ei saanud aru päris täpselt miks. Mul ei olnud füüsiliselt mitte mingit põhjust, me käisime kõik arstid ja kõik erinevad meditsiiniasutused läbi, saime teada, et ma olen tervem kui peaks isegi olema, et nii head füüsilise tervisega noort last ei ole keegi pikka aega näinud, olid arstid väga õnnelikud selle üle. Aga minu olukord sellest ei paranenud kahjuks. Ja ärevusega kipub niimoodi olema, et ta kippus minema nagu ainult halvemaks ja halvemaks aastatega. Ja kui varem oli see võitlus niimoodi, et okei, et hommikul võib-olla koolibussi peal hakkab natuke kehv, siis see läks selleni välja, et mingist hetkest, kui ma olin täitsa juba täiskasvanuks saanud, siis ma ei julgenud enam üldse mingi liiklusvahendiga väga liikuda. Ja kui ma olin siis oma elu kõige raskematel hetkedel, siis ma ei julgenud isegi minna enam tänavatele jalutama. Spetsiifiliselt, mida ma kartsin, oli teised inimesed. Ja ta lõpetas Tallinna ülikooli, tehnikaülikooli ja läks edasi Tartusse magistrit tegema. Kolis ära Tartusse, oli tubli, meie ei teadnud mitte midagi. Kuni ühel hetkel kuskil aastavahetusel ta helistas ja ütles, et isa, et ma olen täiesti läbi. Ma ei jõua enam, mul on paanikahood 6-7 korda päevas, et ma ei jaksa enam. Et ma ei suuda tööl käia, ma ei suuda õppida. Ta oli väga hea töökoha saanud endale ülikooli õpingute ajaks just oma erialaga seoses. Ja ta ütles, et ma lihtsalt ei jõua enam. Ja ma sain otsa kohe aru, mis on toimumas ja ma ütlesin, et loomulikult, et tule kohe koju. Jätta katki, anna seal kohad ära, mis on vaja, korter ja kõik ja tule koju, et sa pead terveks saama kõigepealt. Ja kui ta koju jõudis, ega ta ei olnud väga võimeline pikalt suhtlema, aga ta lihtsalt ütles, et tal olid juba tehnikaülikooli ajal olnud paanikahäirid 3-4, vahest 5 korda päevas ja ta lihtsalt surus need jõuga alla. Aga see ei toimi, pikema aja jooksul see ei toimi, sest et need põhjused, miks tal need olid, sellega ei tegelenud keegi. Ja me ei teadnud ka, et tal need on. Meie jaoks oli kõik, see fassaad oli päris ilus. Aga ma tean, et ta ei elanud nii-öelda kristlikku elu, aga me teadsime ka, et see on tema ja Jumala omavaheline rida. Et me ei saa teda ja ei taha ka sundida millekski, et see peab, kui ta leiab Jumalaga kooskõla, siis ta leiab. Me palusime, et Jumal saaks teda kätte nii-öelda. Ja siis me saime sellest teada ja siis ta tuli koju ja ta pöördus täielikult. Kõik pöördus. Aga see ei olnud mitte sellepärast, et meie ütlesime, vaid ta ise tegi selle pöörde. Ja ma kartsin seda, et ma jään kuidagi häbisse teiste inimeste ees ja selle hirmu sees oli kõige rohkem tegelikult see, et ma olin veendunud, et mind varem või hiljem nii hüljatakse. Ja ükskõik, mida ma oma elus teen, ükskõik, kuidas ma proovin olla või midagi teha, kõik niikuinii hülgavad mind, mu pere, mu sõbrad, et tegelikult ühegi inimese armastus ei ole nagu päris lõplikult autentne minu vastu. Ja ma meeletult proovisin tänu sellele nagu teeselda seda, et kõik on hästi. Ja terve elu käisin niimoodi läbi, kuni mingil hetkel ma lihtsalt väsisin ära. See oli meeletu energiakulu on see, kui sul on paanikahood. Mõned statistikad on näidanud seda, et üks paanikahoog kulutab kaloreid peaaegu sama palju kui pool maratoni jooksmine. Ma ei tea, kas see on tõsi või ei ole, aga ühesõnaga ta on meeletult kurnav su füüsilisele ihule ka, mitte ainult hingelisele ihule. Sealt tulenevalt oli raske mul süüa, sest et sa kardad kaaluga probleeme, ma olin kogu aeg liiga süke kõhna, leenuke terve elu ja siis veel maailmas olles alkoholi tarbimine, suitsetamine, kõik süksed asjad ka veel otsa ei olnud nagu kõik see kompott kokku oli meeletult halb. Usk Jumalasse oli Nathani pelgupaik,
mis pakkus turvatunnet. Pühapäevad möödusid ülistuse ja palvete saatel ning pakkusid tuge. Ta uskus, et seni, kuni ta hoiab kinni lootusest, siis ta ei kaota end. Ometi röövisid ärevus ja paanikahood tema rahu ja depressioon muutis kogu maailma tuhmiks. Ta jätkas palvetamist, kuid oli täielik vaikus. Ta ei saanud lahendust. Siiski isegi kõige pimedamatel hetkedel jäi alles väike lootuskiir. Tervenemine ei ole alati sirgjooneline teekond, kuid inimene võib selle käigus vaimulikult kasvada. Ja mingil hetkel, kui ma siis olin 23, ma olin lõpetanud oma bakalaureusekraadi TalTechi ülikoolis kuidagi ja kolinud Tartusse tegema oma magistrikraadi. Ja ma olin magistrikraadi esimesel aastal, kui ma jõudsin omadega mingisuguse lõpp-punktini ja ma läksin ühte kirikusse Tartus nimega Tartu International Fellowship, TIF, väga äge kogudus Tartus ja ma hakkasin seal käima, sest ma sain aru, et mu elul on vaja midagi, mul on vaja mingit abi. Ma käisin psühholoogide juures samamoodi ja esimene psühholoog, keda ma kohtasin Tartu Ülikooli enda nii-öelda soovitusel, ütles mulle, et ma küsisin, et kas ärevustest ja paanikast on üldse mingisugust väljapääsu. Ja ta vaatas mulle otsa, ütles, et kahjuks ei ole, et sa õpid sellega elama. Ja mingi asi mu sees väga tugevasti ütles, ei ole nii. Ära võta seda vastu. Ja siis ma uskusin oma sisetunnet ja vahetasin psühholoogi. ja läksin ühe teise spetsialisti juurde. Ja selle teise spetsialisti juures olles ma hakkasin ka paralleelselt kirikus käima. Ja ma olin kirikus ära käinud, kuni üks päev ma tulin kirikust koju õhtul ja olin üksinda oma korteris. Ja mul tuli siuke jumala vaimu ligiolu tuli sinna juurde. Ma sain aru, et ma pean meelt parandama, et nüüd mul ei ole enam valikut, et ma ei saa enam ühe jalaga maailmas olla, ühe jalaga Kristuse juures olla. Ma pean mingi valiku ära tegema. Ja see identiteetide lõhusus muide aitas kaasa ka sellele, et see ärevus läks ainult hullemaks, sest sa ei suuda ennast ära defineerida lõpuks, kas sa oled siis kristlane või sa siis ei ole kristlane. Mis sa siis täpselt oled? Ja ma tegin selle meeleparanduspalve ära ja andsin kõik Jumalale ära ja ma avastasin, et ma ikka ei saanud täiesti terveks. Ja sellest ei olnud nagu pealt näha nii palju abi. Ja vahet pole, kui palju ma meelt parandasin, vahet pole, kui palju ma palvetsin, seest oli ikka katki, ikka oli hirmus, kogu aeg oli paanika ja kogu aeg oli ärevus. Ja ma andsin Tartu osas mingil hetkel alla. Ma käisin seal, proovisin pikka aega käia seal niimoodi koolis ja teha asju ja kolisin tagasi Tallinnasse oma vanemate juurde. Panin kõik asjad oma elu pausile täielikult, ütlesin, et nii. Nüüd ma pean lihtsalt ette võtma ja midagi nüüd tegema, sest et ma ei saa edasi enam elada niimoodi. Aga selleks hetkeks ma olin tegelikkuses juba 24 ja ma olin 12 aastat sellega võidelnud. Ja ma sain aru ja igapäevaselt võidelnud, ütleks niipidi. Ma olin 12 aastat sellega igapäevaselt võidelnud. Ja ma sain aru, et ma olin nii tühi seest, et kui ma näiteks oma vanemate koju jõudsin, ma astusin autost välja, ma jäin hetkega haigeks. Ma olin 40 palavikus ja ma olin füüsiliselt täiesti nagu ihu oli katki ja väsimusest. Ja ma mäletan, ma umbes roomasin tualetti üks õhtu, sellepärast, et ma ei jaksanud püsti seista enam. Ma olin nii läbi omadega. Ja siis kõik see kompott tekitas minule ka sügava depressiooni. Ma sain aru, et mul ei ole enam ühtegi põhjust enam elada. Ma ei näe mitte mingisugust põhjust, miks ma elus peaksin olema. Mul ei ole mingit perekonda endal, mul ei ole mingit karjääri, mul ei ole mingit töökohta, ma ei suuda koolis käia, ma ei suuda tööl käia, ma ei suuda isegi korralikult, ma ei tea, pilli mängida enam. Et püsivalt ütleks niimoodi, kannatlikkust polnud. Mitte midagi ei jaksanud teha. Ma ei uskunud seda, et inimesed hoolivad minust, ma ei uskunud seda, et inimesed armastaksid mind üldse. Nad võisid mulle otsa vaadata ja öelda, et kuule, et ma armastan sind ja ma lihtsalt ei saanud seda vastu võtta. Ma vaatasin otsa, et see valetab kindlasti. Ja ma olin seespidi täiesti krussis omadega. Nathan ei jaganud meiega väga palju. Me saime aru, et tal on sügav eksistentsiaalne kriis, aga selle kriisi ajal, kui ta seda põdes, ta sellest väga palju ei rääkinud. Me saime aru, et see on, aga ta ei jaganud seda ja me respekteerisime tema privaatsust, sellepärast, et ma tean pastorina ja isana, et kui sa survestad, see annab täpselt vastupidise tulemuse.
et ma teadsin, et need valikud, mida ta teeb, peavad olema tema valikud, mitte minu valikud. Ja sellepärast need igasugused need kriisid ja need küsimused, need jõudsid meieni tagantjärgi. Mina rääkisin temaga mõned korrad, palvetasime koos, aga harva. Ja meil oli sellised vestlused, ma ütlesin talle, mis on vaimsed põhimõtted. Ma ütlesin, et sa tegeled sellega, see toob sellise mõju. Et kui sa jätkad seda, siis see toob sellise mõju. Ja ma andsin talle mõned juhtnöörid. Ma ütlesin, et need ei ole keelud, ma ei keelanud midagi. Aga ma ütlesin, kuhu see viib ja mis see maksab, mis see hind on. Ja siis see hind tuligi kätte. Ja siis me teadsime ka, mida on vaja teha. Nii et, ja tema teadis ka. Ja ta tegi seda ise. Ärevus ja paanika tulevad ikkagi mingisugusest kohast seest. Need ei ole päris sellised asjad, mis sul kuidagi pidi tahaksid nagu väljaspoolt peale suruda. Nagu minulgi olid need seotud uskumustega, vääruskumustega iseenda ja maailma kohta, mida Jumal pidi tervendama. Nii need tegelikult tulevad ka mingisugusest kohast. Neil on mingi allikas. Ja tegelikult ei ole isegi väga oluline sellele, kas see allikas on valiidne või ei ole. Minu uskumused olid ehitatud üles kogemustele, mis ütlesid, et mind hüljatakse, kuigi tegelikult keegi ei olnud mind hyljanud. Ometigi, mis on väga naljakas. Nii et isegi kui sind on hüljatud ja sul on sees selline uskumus olemas, sul võib kumba pidi tekkida ärevus tegelikult nendest asjadest. See on nii psühholoogiline kui vaimne probleem, sellepärast, et selle taga on kindlasti mingisugune vaim, mis tahab inimestele hirmu külvata. Ja see on lihtne hirmuvaim. Aga ta on psühholoogiline sellepärast, et ta võib tekitada sulle kahjumeid, mis jäävad ka siis, kui seda vaimu enam sinu elus ei ole. Mis tähendab, et see on nagu rong, mis on sisse sõidetud rööpaid pidi tahab sõita. Ja sellepärast on see ka psühholoogiline, sest sinu töö koos Jumalaga nendest välja tulles on nende rööbaste korrigeerimine tagasi nii, nagu Jumal ütleb. Ja sellepärast ma nägin enda elu pealt samamoodi ja ma olen teiste elude pealt täpselt samamoodi näinud, et see algab sellest fundamentaalselt küsimusest. Jumal ei ütle sulle esimese asjana, et siin on sulle lahendus, siin on sulle rahu. Ta ütleb sulle, siin on sulle terved uskumused ja arusaamad sinu elu ja maailma kohta. Ja see ei tundu üldse loogiline lahendus esialgu. Aga mingil hetkel, kui sa hakkad seda radapidi edasi minema, siis sa avastadki, et appi ongi. See lahenduse võti tegelikult nende asjade taga ongi. Tuleb välja saada see vaim, mis iganes su ellu külvab seda, et sina peaksid kannatama ärevuse ja paanika all. Ja siis tuleb korrigeerida need teerajad, mis ütlevad su mõistusele, et sa pead minema sinna nüüd. Ja kahjuks selles osas psühholoogia ei eksi absoluutselt, et see tuleb läbi katse-eksitusmeetodi ja läbi tegemise, mis tähendab, et see on selline asi inglise keeles nagu exposure therapy. Ehk et sa pead minema nendest olukordadest läbi. Aga kui sa teed seda koos Jumalaga, siis mis juhtub on see, et sa astud sammu ja see on natuke hirmus ja sul tekib ärevus ja sa pead vastu pidama ja kannatama. Aga siis see läheb üle. Ja teist korda, kui sa sinna olukorda satud, siis sul enam seda ärevust ei tule. Ja järjest rohkem sa hakkad vallutama seda territooriumit tagasi. Sa hakkad vallutama oma elu tagasi ja oma vabadust tagasi, mille Jeesus on tegelikult andnud sinu ellu, mille hirm on tahtnud sinult ära võtta. Nii et sina koos Jumalaga oled tegelikult sõdalane, kes vallutab oma elu tagasi. See on see, mis sinust saab, kui sa Jumalaga koos neid asju tegelikult lahendad. Et minu jaoks see sama psühholoogi väide, et selle asjaga õpib toime tulema, on täielikult vale, sellepärast, et sellest asjast on täielikult teevabadus on ju olemas. See teine psühholoog, kelle juurde ma läksin, võttis mind kõrvale ja vaatas, ma käisin tema juures korra kuus ja ta vaatas seda, mis minuga toimub. Ja ma rääkisin talle täiesti ausalt, tema oli ateist usult. Aga ma rääkisin talle täiesti ausalt ära, et ma palvetan, ma loen piiblit ja ma ülistan Jumalat ja see paneb mind paremini tundma. Ja pärast umbes 5 kuud, kui ma rääkisin talle nendest kogemustest, mida Jumala mulle näidanud, mis on need algallikad minu elus, kus see hirm tuleb ja nii edasi, sealt ta üks hetk lihtsalt vaatas mulle otsa viimases sessioonis ja ütles, et sul ei ole enam põhjust siia tulla. Sul on nagu teerada ees olemas ja sa oled nagu ilmselgelt teel paranemiseni, ma ei oska sind rohkem aidata. Et see on lihtsalt rahakulu, kui sa siia tuled. Et mine ole vaba ja naudi elu. Aitäh, Vanju. Ja ma sain täiesti mitte kristlaselt kinnitus selles osas, et Jumal tervendab mind, et see teerada, kus ma käin, on õige ja hea.
aga see psühholoog küsis mult ka väga õige küsimuse. Ta küsis mult mingi hetk väga sügavas punktis, kui ma olin madalas nullis. Ta küsis mult sükse küsimus, et mida sinu hirm usub. Ja see küsimus aitas mul tegelikult tabada ära, et see probleem minu elus on hüljatuses ja valedas uskumustes. Sest et kui ma hakkasin mõtlema selle küsimuse peale, et mida minu hirm usub, siis ma sain teada, kus kohas see rott peidetud on ja kus kohas on see koht, kuhu ma pean paluma, et Jeesus, nüüd sina tule oma valgusega ja kuhu ta ka tuli. Ja ta hakkas ennast lahutama kõigist nendest asjadest, mis talle olid viga teinud, mis põhjustasid selle, need häired. Et see on, need olid pikem lugu, seda ei ole siin võimalik rääkida, aga ta hakkas tegelema põhjustega. Ja see oli huvitav, et see elukaaslane, see neiu oli tahtnud koera. Ja siis, kui Naatan lahkus, siis koer ei tahtnud enam olla üldse kuidagi. Ja siis neiu helistas, ütles, et tule vii oma koer ära, et koer ei ole nõus ilma sinuta üldse olemas olema. Ja siis ta sai endale koera ka, mida ta ei olnud planeerinud ja koer tuli ka koos temaga meie koju. Ja väga suur osa tervenemisest oli niimoodi, et ta oli eraldi maja teises otsas, võttis kitarri, ülistas, laulis, palvetas, nuttis ja koer oli koos temaga niimoodi. Need olid pikad tunnid, pikad päevad, kui ta lihtsalt puhastus või kuidagi valas välja kõike seda, mis oli olnud ja seal ei olnud ühtegi inimest, meie ei teinud seal midagi. Aga me nägime, kuidas ta hakkas tervenema tasapisi ja see võttis aega, aga mingil hetkel oli see progress oli ilmne ja me hakkasime juba rõõmu tundma. Siis mu elu hakkas muutuma selle poole, nende palvete poole ja ma hakkasin sealt süvikust välja tulema. Ma ise ei tulnud sealt välja, minul ei olnud seda suutlikkust, Jumal tõstis mu välja sealt lihtsalt ise ja pani mind kindlale kaljule, nagu ta sõna ütleb. Ja see protsess sai, ütleme, alguse siis, kui ma seal vanemate juures elasin ja läks umbes aasta veel mööda, kui ma elasin täitsa, kolisin vanemate juurest välja, läksin tööle, läksin oma korterisse, kolisin ja läks umbes aastake veel, kuni ma olin ärevusest täiesti vaba ja tänaseks ei ole enam mitte midagi. Et sellest ärevusest, paanikast, hirmust, mitte millestki ei olnud mitte midagi. Mitte midagi ei ole järgi. Et ma olen täielikult vaba ja see on ainult tänu Jeesusele. Aga ma saan ka öelda seda, et nendel ärevustel ja paanikatel oli väga kindel põhjus. Ja see oli ikkagi seotud sellega, et see oli see uskumus, et mind hüljatakse, mind jäetakse maha. Mu elus oli kulmineerunud mingi hulk valusaid hetki ja valusaid mälestusi. Esimesed, millest olid lapsepõlves sellises vanuses, et minul endal ei olnudki näiteks mälestust sellest. Aga tuleb välja, et mul olid mingisugused hüljatuse haavad minu sees ja mina ei teadnudki nendest. Ma rääkisin oma vanematega nendest asjadest ja siis äkitselt mu ema ütles, et kuule, kunagi juhtus selline asi. Ja Jumala vaimu sees hüppas üles, ütles, voh, sealt see sai alguse ja ma sain aru, et mul oli 1,5 aastasest saadik olnud tegelikult mingi lõhe südames, mida ma ei teadnud, et seal on. Ja et see ei olnud isegi tegelikult probleem, mis algas siis, kui ma olin 12, vaid see oli probleem, mis algas siis, kui ma olin 1,5. Ja Jumala tervendas kõik selle ära, kogu kompoti ja tõmbas kõik need uskumused välja ja pani sinna teise uskumuse sisse ja ütles, et ei, sa oled armastatud, sa oled väärtustatud, ükskõik mida keegi teine ütleb, sa oled ikka armastatud ja sa oled ikka väärtustatud terve elu lõpuni. Ja minu elu üheks kõige kindlamaks ja tugevamaks tunnistuseks sai see, mida Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi lõpus, et vaadake, ma olen teiega kas või maailma ajastu lõpuni välja. Ja ma olen oma elus näinud, et ta on minu kõrval iga päev maailma ajastu lõpuni välja. Ma näen Naatanit täna täiesti transformeerunud inimesena. Ta on endiselt väga tundlik, aga ta oskab ennast jälgida ja ta on väga selgelt Jumalas. Ma ütleks, et ta on õnnelik täna. Tal on abikaasa, keda ta väga armastab, tal on väikene Tibu, kes on imearmas, väike laps. Tal on töö, ta on väga edukas olnud, Jumal on kinkinud talle edu oma töös ja ma näen, et Jumal tõstab teda praegu. Ja
mul on väga hea meel isana, mida ma veel oskaksin tahta. Ja kõige toredam on see, et me jagame täna. Ta jagab meile, mis on tema elus. Me ei saa sundida seda, aga see, et ta tahab teha seda ja ta jagab emaga ja jagab minuga, see on fantastiline. Ära usu, et sellest asjast ei ole väljapääsu. Ära võtta seda vastu, sellest asjast on kindel väljapääs. See teekond on raske, see nõuab väga palju pingutamist, aga sellel on ka kindel siht ja eesmärk olemas. Sest täielik vabadus on olemas ja täielik vabadus on saavutatav. Ükskõik kui sügaval august sa enda arust oled. Jumal on võimeline sind sealt august välja tõmbama. Ära mitte kunagi lase kellelgi teisele öelda midagi teistmoodi sellest. Ei ole vahet, kas sa võtad mingisuguseid tablette sinna juurde, ravimeid või sinna juurde. Kõigest on täielik vabadus olemas. Kui sinu eesmärk on koos Jumalaga saada täielikult vabaks, siis see saab sinule. Jeesus ütles meile, sündigu sinu usku mööda. See on see usk, mis sinusse Jumal paneb, et sa saad täielikult vabaks. Ja muideks seda usku sa ei pea ka ise pingutama. Tema ise paneb selle sinu sisse. Nii et minu soovitus, kui sa tahad täna sellest täielikult vabaneda, palu Jumalalt, üksinda olles, Jumal, palun aita mind siin teekonnal, palun aita mul uskuda, et ma saaksin vabaks. Palun aita, et sinu valgus tuleks ja juhiks mind täieliku vabaduseni ja sinuni. Jeesuse nimel. Aamen. Aastaid otsis Nathan rahu ning leidis selle lõpuks alistumises, mitte põgenemises. Ta arvas, et valgus on igaveseks kadunud, kuid tegelikult Jeesus ootas teda terve aja. Jeesus sai tema ankruks, mitte ainult veendumuseks, vaid andis elu eesmärgi. Ärevuse ja hirmu koorem ei kadunud üleöö, kuid need ei määratlenud teda enam. Tema lugu ei kõnele mitte kaotusest, vaid uutest võitudest koos Jumalaga. Ta ei jäänud üksnes ellu, vaid leidis Jumala väga reaalsel ja isiklikul viisil.